Tere tulemast Ärkvel teadvel looja YouTube'i kanalile. Mina olen Kadri ja mina olen teiega täna jagamas ühte väga olulist informatsiooni. Nimelt ma just lõpetasin 12 DNA hääle aktiveerimise seanssi ja selle käigus ma olin kanali ühenduses, nii-öelda kanalduses hüperborea asukatega, preestrinnadega ja nõunikega, kes tulid meile ruumi informatsiooni andma. Ja see info puudutas Eestis ülesärkavaid inimesi seost hüperboreaga ja seal oli väga palju sügavat informatsiooni tuleviku suhtes, Atlantise ja Lemuuria suhtes. Ja kuna see oli minu hinnangul vajalik informatsioon, vajalik meeldetuletus, siis ma otsustasin, et ma annan väikese osa, selle olulise osa nagu info edastuse ligipääsu teile. Ja teen selle koha avalikuks ja austades kõiki, kes otsustasid sellel sessioonil osaleda, siis ma kogu seda kanaldust teile ei anna ja energiatöö lõikan välja, et kui te soovite kogu sessiooni hiljem kogeda, siis te saate seda alati minu käest järgi tellida salvestusena. Aga muul juhul ma tõesti tunnen, et see info vajab jagamist ja sellepärast ma panen siia teile välja võtta sellest tänasest energiatöö seansist ja kanaldusest. Vot nii, aga igal juhul, kui see teema teid huvitab, siis vaata edasi ja kui see sulle midagi andis ja sa tunned, et see on väärt jagamist, siis jaga, like'i ja mis seal ikka, eks kohtume juba järgmistes Ärkvel teadvel looja videodes. Tšau! Meie ruumi tulid kaasa täna ka hüperborea tsivilisatsioonist pärit preestrinna. Ja neid on kolm preestrinnat ja ma näen ka selliseid nagu nad on, ma ei tea, kas nad on preestrid või on nad, ütleme, nõunikud, meesterahvad. Ja nad tulid hüperboreast, mis eksisteerib täna edasi teises dimensioonis. Ja juba nädala alguses või isegi eelmise nädalavahetus ma hakkasin tajuma ja nägema seda, et hüperborea on see maapealne tsivilisatsioon, kes ei läinud äärmustesse, vaid ta säilitas enda harmoonia ja ta vahetas eksisteerimise dimensiooni seoses sellega, et maa sagedus langes. Ehk et spirituaalses maailmas räägitakse palju Lemuuriast ja Atlantisest, Lemuuria hukust ja Atlantise hukust. Ja hüperboreast räägitakse äärmiselt vähe. Aga just hüperboreas on need koodid, mida meil on vaja enda jaoks meelde tuletada ja üles äratada, sest seal säilis harmoonia. Seal on see mäletamine, kuidas on olla terve. Kuidas on olla ilma selle varju ja valuta, ilma karmata, puhas looja inimkehas. Ja hüperborea alad olid ka siin Eesti aladel. Ja
meil on äärmiselt palju hingestatud valgustöötajaid, ääseemneid, maahingi, kes on üles ärganud või üles ärkamas just siin. Ja meie maaväli mäletab. Meie maaväli mäletab Hyperboread ja meie maaväli on see, mis toetab meie vaimsusesse või sellisesse nii-öelda vaimsusesse ärkamist ehk mäletamisesse ärkamist. Ja see on koostöö nende hingede vahel, kes on siia kehastunud ja meie maa vahel. Ja mulle öeldakse praegu, et Hyperborea asukad nägid kõike seda ette, olid teadlikud sellest, et kõik see läheb nii, nagu on maaga vahepeal läinud ja see on osa maa enda arenguprotsessist. Ja nad tulid täna meie ruumi toetama ja informatsiooni edastama just sellepärast, et nüüd on see maa areng jõudnud sellesse etappi, et ka nende eksistentsist hakatakse rohkem rääkima. Et me saaksime kätte need koodid, kuidas päriselt, et me meenutaksime, kuidas päriselt harmooniline tsivilisatsioon toimib. Ilma, et ta peaks hukkuma. Ja Hyperborea oli esimene tsivilisatsioon, mis oli kuldajastu tsivilisatsioon, mis loodi planeet Maale ja sealsed inimesed olid 12 DNA ahelaga inimesed. Ja see tähendab seda, et nad teadsid, kes nad on. Nad teadsid, kes on neid loonud. Nad olid ühenduses väga puhtalt selgelt vaimumaailmaga. Nad olid väga sügavas ühenduses emakese maaga. Neil olid ka tehnoloogiad, kristallidega tehnoloogiad, ja samal ajal olid nad väga nagu looduslähedased. Ehk et seal ei toimunud mingit välistamist, vaid kasutati kõike, mis on looja loonud. Igaüks teadis enda kohta kogu selles tsivilisatsioonis. Nad toimisid ühtsusteadvuses, ühenduses sügavalt iseendaga, hinge-vaimu tasandil ja ühenduses algallikaga, kõige olemasolevaga. Neil olid kõik võimed, mida meie tänapäeva maailm peab erilisteks võimeteks või anneteks, kui kellelgi on selgelt nägemine või selgelt kuulmine või telepaatiline suhtlusvõime või kätega tervendamise võime, energiajuhtimisvõime, helitervendusvõime. Need on loomulikud. Need on looja, me tahaks öelda, Jumala laste loomulikud olekud. See on ärkvel oleva inimese loomulik olek. Ja Hyperborea, meil ei ole vaja luua uut Hyperboread. See ei ole asja eesmärk. Meil on vaja lihtsalt äratada endas mäletamine ja äratada üles endas need koodid, mis siis
aitavad meil luua siit edasi seda harmoonilist ühiskonda, mille poole me liigume. See on mõnes mõttes uus, sest et meie hingemäludes on palju teadlikkust, palju kogemusi ja samal ajal on selles uues loomingus sees justkui kõik see, mis on ka ennem olnud. Nagu kokku pakitult ja parimal võimalikul viisil rakendatud. Ja nad ütlevad mulle ka, et kui meie ühel hetkel, planeet Maa jõuab ühel hetkel oma arengus koos inimkonnaga sellesse kuldajastu tsivilisatsiooni, siis nemad ühinevad meiega. Ja ühinevad ka valgust teenivad galaktilised rassid. Sest meie jaoks on siis tavaline see, et me mäletame, et me ei ole siin universumis ainukene rass, intelligentne rass, vaid neid on tuhandeid. Ja me toimime koostöös teiste olemasolevate valgust esindavate rassidega. See on põnev koos areng. Ja selle eesmärgiks on see, et me lõpetame universumi sõjad. Ja universumi sõjad lõpevad siis, kui see inimene, kes endas ärkab üles, lõpetab sõja iseenda sees kõikide oma osade vahel ja valgustab kõik oma pimenurgad, toob need harmooniasse ja tasakaalu ja elab iseenda täispotentsiaali ehk looja, ärganud loojana inimkehas. Mida see tähendab meie igapäevaelus? See tähendab seda, et me märkame veel rohkem iseennast. Me oleme teadvel iseendast. Ja me toimime ja toimetame lähtudes iseendast. Aga see ei ole sama, mis egoism või isekus, vaid vastupidi. Kui inimene on toonud oma varjud valgusesse, siis ta on koostööaldis, metsikult armastav, kaastundlik, austav, aktsepteeriv ja lubav, elu tervete piiridega. Ja selle juurde käib see, et me soovime teenida ka teisi inimesi enda ümber. Sest see on lihtsalt armastav. Me soovime seda vabast tahtest teha. Selles olekus puudub konkurents. Sa ei näe teises inimeses vaenlast, vaid sa näed teises inimeses austusega kaasloojat. Just nimelt austusega. Austades igat ühte tema isiklikul hingeteel. Samal ajal olles täiesti läbipaistev oma mõtetes, oma tunnetes, oma tegudes. Selles inimeses ei ole enam manipulatsiooni, omakasupüüdlikkust.
kadedust või vaenu. Neid seda ei ole vaja. Sest kõike on küll, kõike on piisavalt ja kõik kehastavad lihtsalt iseennast. Olles kui looja looming ja samal ajal olles kui looja inimkehas. Meil on DNA-s see info kõik sees. Energeetilisel tasandil. Ja see ongi see, mida meil on aeg mäletada ja aeg kehastada. Ja mida rohkem me seda kehastame, seda rohkem meie DNA-s aktiveeruvad need kuldajastu koodid. Ja see saab meie normaalseks reaalsuseks. Ja kuna Eestis on nii palju üles ärganud inimesi, siis see piirkond siin on kuldajastuste liikumisel väga oluline stardipositsioon nii-öelda. Sest kui meie ühisväli hakkab koosnema inimestest, kes mäletavad seda, siis meie ühisväli muutub, meie ühtsusteadvus muutub ja kogu meie reaalsus muutub. Ja see käib ükshaaval nende pirnikeste kaudu, keda me nii-öelda sisse lülitame. Jagame seda valguse tõrvikut. Kõigepealt paneme endal tule põlema ja siis anname seda edasi teistele. Nii reaalsetes kokkupuudetes kui ka energiatasandil. Üks see valguse sammas, kes on iseendas üles ärganud, suudab mõjutada väga suurt välja enda ümber. Et ärge absoluutselt alahinnake iseenda ülesärkamisprotsessi. Iseenda varjutööd. Hirmust välja vabadusse. Puudusest välja küllusesse. See kõik algab sellest, et te pöörate oma silmad sissepoole ja leiate selle armastuse tule iseenda sees. Armastuse sageduse, tänutunde, julguse, jõu ja väe. Ja äratundmise, kes te sügaval sisimes olete. Me oleme kõik osa sellest suurest mängust. Igaüks meist mõjutame seda. Meil on aeg astuda välja eraldusest ja eraldatusest ja sellest illusioonist, et me oleme millestki eraldi. Et tõesti hakata mäletama, et me oleme üks. Et tõesti oleme üks.